Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Pariisi kliimakonverentsil 2015. aasta detsembris leppisid 195 riiki kokku maailma esimeses universaalses tegevuskavas, et võidelda kliimamuutuse vastu, piirates globaalset soojenemist tublisti alla 2 Celsiuse kraadi. See ajalooline saavutus oli alles algus. Nüüd peavad kõik riigid oma lubadusi täitma hakkama. Inimtegevus, näiteks fossiilkütuste põletamine, loomakasvatus ja raadamine põhjustavad globaalsete temperatuuride kasvu. Tõusev meretase seab ohtu rannikud ja madalad saared. Rängad põuad ja suured tormid esinevad üha sagedamini ning 1 6 liigist maakeral muutub ohustatuks. See on põhjus, miks riigid otsustasid Pariisis võidelda kliimamuutuse vastu, vähendades kasvuhoonegaaside emissioone ja võttes meetmeid kliimamuutuse vältimatute mõjudega kohanemiseks. Selleks on vaja ülemaailmset majanduse muutumist, taastuvate energiaallikate potentsiaali kasutamist, põllumajanduse jätkusuutlikumaks muutmist, transpordi CO2 heite vähendamist ja elektrituru ümberkujundamist. Selline üleminek pakub tööstustele, investoritele ja uuenduslikele ettevõtetele uusi võimalusi. Mida rohkem riik teeb, seda rohkem saavad selle kodanikud kasu tänu uute töökohtade loomisele, targematele toodetele, puhtamale õhule ja ohutumale energiaga varustamisele. Selle saavutamine on väljakutse. Meil kõigil on mängida oma roll. Rohkem kui 10 000 ettevõtet, investorit, piirkonda, linna ja kodanikuühiskonna organisatsiooni üle maailma on juba asunud tegudele. Ent kliimamuutusest tulenevaid juhtumeid esineb üha sagedamini. Need mõjutavad kõiki riike ja kõigil on vaja suurendada oma suutlikkust keskkonnamuutustega toime tulla. Üks on kindel. Kliimamuutusele globaalse lahenduse leidmise võti on rahvusvaheline koostöö. Arenenud riigid on lubanud teisi aidata nii tehnoloogiate, institutsioonide tugevdamise kui ka rahastamisega. Muud riigid, kaasa arvatud kiiresti areneva majandusega riigid, toetavad samuti üha rohkem kõige haavatavamaid riike. Euroopa Liit juba viib ellu Pariisi kokkulepet ja vähendab oma emissioone vähemalt 40% võrra 2030. aastaks. Alates 1990. aastast on EL emissioone vähendanud juba peaaegu veerandi võrra, kasvatades samas majandust peaaegu 50%. Pariisi kokkulepe annab meile globaalse tegevuskava kliimamuutusega võitlemiseks. Koos töötades saame meile kõigile ja ka tulevastele põlvedele luua ohutuma ja jätkusuutlikuma maailma.